Kõneleme Gruusiast, kuna pühapäeval möödus 2 aastat Vene-Gruusia sõja algusest. Ja meil on nüüd ühendus Eesti-Gruusia parlamendirühma esimehe Andres Herkeliga. Tervist! Tere! Kas teie reaalselt usute, et üldse kunagi on võimalik taastada sõjaeelne olukord, nõnda et Venemaa viib oma väed okupeeritud aladelt välja ja loobub Abhaasia ja Lõuna-Osseetia ühepoolsest tunnustamisest? Sõjaeelset olukorda, ühtegi olukorda ajaloos ei saa taastada. Päris sellist kujul seda ei võimalda juba ajaline dimensioon. Küll aga sellisesse poliitilisse arengusse kaugemas vaates ma usun küll, et see võib võimalikuks saada. Ma tuletan meelde, et aastat 30 tagasi keegi ei uskunud ka seda või vähesed uskusid seda, et Nõukogude okupatsioon Eestis lõpeb, aga ta lõppes ometigi. Kas Venemaal praegu on mõni poliitiline jõud, kas või nõrga opositsiooni seas, kes oleks valmis ütlema, et see sõda oli viga? No kas või mida arvab sellest endine peaminister Mihhail Kasjanov? Ma ei ole tuttav ausalt öelda Kasjanovi vaadetega selles osas ja võib-olla ta väga häälekalt sellest ei kõnele, aga kindlasti inimõiguslaste seas ja sellise intellektuaalse opositsiooni seas selliseid inimesi on küll ja küll. Aga millised võiksid siis olla järgnevad reaalsed arengud ja sammud mõlemalt poolt, nii Gruusia kui ka Venemaa poolt? No mis peaks olema reaalne areng selleks, et tunnistada ühelt poolt inimõigusi ja teiselt poolt rahvusvahelist õigust, see on riikide demokraatlik areng. See on see, mille puhul me Venemaal oleme näinud viimase 10 aasta jooksul ja võib-olla natukene pikemaltki ainult asjade halvemaks minekut. Teiselt poolt Gruusia-Georgia areng on olnud siiski lootusrikkalt läände poole vaatav. Alati kindlasti mitte ideaalne demokraatia, aga siiski niisugune õpihimuline. Nii et see on minu arvates see vahend, mis võimaldab probleeme lahendada inimlikult ja õigluse alusel. Peale seda, kui avaldati Heidi Tagliavini raport, mis heitis varju ka Gruusia käitumisele sõjas, eriti sõja algetapis, seal raportis heideti ette ebaproportsionaalselt suurt rünnakut Tsinvali linnale vastuseks rünnakutele Gruusia külade vastu, siis selle raporti järel on levinud suhtumine, et Venemaa ja Gruusia on ühed mustad mõlemad ja seega pole põhjust toetada ei ühe ega teise poole seisukohti ega püüdlusi või kuidas teile tundub? No kõigepealt seda raportit on tõlgendatud väga erinevalt, see on hästi mahukas dokument ja üks kumbki pool on sellest teinud niisuguse omapoolse interpretatsiooni, mis puudutab seda rünnakut Tsinvalile, siis ega see kahtlemata oli niisugune rumal järeleandmine provokatsioonile, parem kui seda ei oleks niisugusena toimunud, aga provokatsioonide jada eelnes ju kuude kaupa, isegi võib tagasi minna aastate kaupa, aga see pingete kuhjumine 2008. aasta suvel oli muljet avaldav. Nüüd vaatame aga siit sammukene edasi. Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee näiteks on võtnud vastu rea dokumente sõjast, Venemaa-Georgia sõjast ja sellest, kuidas seda olukorda hakata lahendama. Ja siin on riikidele pandud ka teatud kohustusi, mida teha, kaasa arvatud siis rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate ligipääsu lubamine okupeeritud aladele ja nii edasi. Kui me teeme sellest inventuuri, siis me näeme, et Georgia pool on need kohustused võtnud täitmiseks, aga Venemaa ei ole neid võtnud täitmiseks, kaasa arvatud juba need lähteeeldused, mis formuleeriti 2008. augustis niinimetatud Medvedev-Sarkozy rahuplaanis. Nii et kui me hindame seda, mis on ka konflikti järgselt tehtud, siis Venemaa ei ole kuidagi moodi selle asja reguleerimisele kahjuks kaasa aidanud. Vastupidi. Aga mida teha, et Venemaa võtaks oma allkirjastatud lepped täitmiseks? Suured Lääne-Euroopa riigid, ka Ameerika Ühendriigid ei avalda ju mingit reaalset survet selleks, kuna tahetakse ikkagi võimalikult hästi Venemaaga läbi saada ja üritada
mahedate sõnadega asju ajada. Jah, seda juhtub, aga erakordselt oluline niisugustes olukordades on see, et jäädakse kindlaks oma positsioonile, et niisugust ühepoolset ka siis Abhaasia Lõuna-Osseetia tunnustamist lääneriigid ei pea õigeks. Me teame, kui tähtis oli meile jällegi omal ajal selline mittetunnustamispoliitika, ehk meid ei tunnustatud Nõukogude Liidu osana. Sellel positsioonil tuleb siiski järjekindlalt püsida ja siis oodata seda, et ajaloos ka konjunktuur muutub ja ajalugu on näidanud, et see kahtlemata muutub. Suurt lootust, et see Putini võimuloleku ajal, olgu siis antud juhul peaministrina, mitte presidendina, juhtuda saab, võib-olla ei ole, aga kõik niisugused asetused ajaloos on ajutised. Samas ka Eesti välispoliitiline aktiivsus Gruusia suunal on siiski ju kahanenud, vähemalt tundub. Enam ei käi nii palju meie poliitikuid, nõustajaid sealpool, enam ei avaldata kõrgel tasemel otsest toetust Gruusiale. Miks see nõnda on? Kas meile on Lääne-Euroopa partnerite poolt kuidagi märku antud, et olge nüüd seal vaiksemalt või? Ei, aga ma ei arva üldse niimoodi. Ma arvan, et tegelikult eks ka ajakirjanduse tähelepanu on vähenenud, et kui niisugune skandaalne agressioon teise riigi suhtes aset leiab, siis me kõik tõuseme püsti ja ütleme, et nii ei saa see olla. Aga kui see muutub juba ajaloos sündinud faktiks, siis sellest nii palju iga päev ei räägita, et see 2 aastat sõja algusest on nüüd see koht, kus me tuletame seda taas meelde. Ma ütleksin, et meie kontaktid poliitikute tasandil, parlamentide vahel nii edasi, need on endiselt küllalt tihedad. Kas Eesti peaks olema Gruusia eestkõneleja rahvusvahelisel areenil, kas või Euroopa Liidu tippkohtumistel? Ma arvan, et me teatud määral seda oleme, aga kahtlemata suuremat edu on võimalik saavutada siis, kui me tõmbame endaga kaasa mõne natukene suurema riigi, olgu see siis Poola või Rootsi või ütleme sellised selle kandi riigid, aga kindlasti me oleme neid positsioone esindanud ja samal ajal siiski ka kriitilisi positsioone aeg-ajalt Gruusia enda suhtes, sest kriitika, mis tuleb sõprade suust, võiks olla veenev. Aga mis puudutab niisugust, ütleme, üldist hinnangut sellele sõjale, siis siin saab arusaam olla ainult ühene. Kõik, mis toimus Georgia riigi territooriumil ja see oli sõjaline agressioon. USA tuntud vabariiklasest senaator John McCain on Washington Postis paar päeva tagasi 8. augustil ette heitnud, et miks Ameerika Ühendriigid ei aita praegu taas üles ehitada Gruusia kaitsevõimet. John McCain on praegu opositsioonis, aga kas praeguselt administratsioonilt on näha mingit võimalust, et nad võiksid siiski rohkem senisest hakata toetama Gruusiat? On küll näha. Hiljuti oli ju ka Hillary Clintoni kohtumine siis president Saakašviliga, et kui siin vahepeal püüti jätta muljet, et Gruusia on sattunud totaalsesse isolatsiooni nende riigipeaga, ei taheta enam suhelda ja Venemaal on õnnestunud Saakašvilit marginaliseerida, siis nii see päriselt ei ole. Mis aga puudutab McCaini niisugust seisukohta võttu laiemalt, siis ma arvan, et see kriitika on õigustatud. See kriitika mingil moel ei ole tegelikult ainult ütleme Ameerika Ühendriikide poliitika aadressil. Ma teeksin tagasivaate ka sellele, et kriitilisel ajal just 2008. aasta kevadel ei öeldud küllalt selgelt välja seda, et Georgia NATO liikmelisus tuleb ja see vastuseis tollal tuli Euroopa riikidest, sest ma olen ikkagi siiamaani seisukohal, et kui see NATO signaal oleks tollel samal kevadel olnud jõulisem, siis niisugust Venemaa provokatsioonide jada ei oleks toimunud ja ehk oleks õnnestunud see sõda ära hoida.
suur tänu selle intervjuu eest, Eesti-Gruusia parlamendirühma esimees Andres Herkel, hoiame kindlasti Gruusia arengutel ka edaspidi silma peal.